Tere, mina olen Terje Hallik, Miina Härma Gümnaasiumi õppejuht ja tutvustan sulle täna meie kooli, sest küllap sa oled tulnud siia selle küsimusega, et kas Miina Härma Gümnaasium võiks olla sinule sobiv kool. Jah, ta võiks, kui sa soovid tuttavaks saada teiste rahvaste ja kultuuridega, sest meie kool on kindlasti Tartu kõige rahvusvahelisem gümnaasium. Meie koolis õpib noori mitmekümnelt erinevat maalt ja üle 10% meie õpilastest on rahvusvahelist päritolu. Nii et tänases sellises globaalses maailmas see, kui sa tunned teisi rahvaid, teisi kultuure, keeli, religioone, see on kindlasti selline oluline eelis. Ja kui sa tahad olla osa sellisest suurest ülemaailmsest kogukonnast, sest meie kool on ikkagi üle 115 aasta vana ja meie vilistlaskond on kindlasti mitmetuhandeline. Ja härmakatel ongi selline komme, et kui üks on juba kuskil ees, et siis nad nagu kipuvad koonduma, et olgu siis need advokaadibürood või mingid startup ettevõtted või mingid loomingulised kollektiivid. Et meie vilistlased õpivad ja töötavad üle maailma erinevates riikides ja nad on tõesti väga mitmekülgsed startup-pärid, nad on Wise'i ja Skype'i loojad, nad on kosmosetehnoloogid, lennukehitajad, aga ka disainerid, filmimuusika kirjutajad, YouTuberid, kes iganes. Ja hästi tore on see, et osad nendest on jõudnud ka tagasi kooli, et üle 20% meie õpetajatest on sellesama Miina Härma Gümnaasiumi vilistlased, mis on ka kindlasti hästi tähelepanuväärselt tore nähtus. Ja veel me tegelikult kuulume sellisesse ülemaailmsesse võrgustikku nagu International Baccalaureate Organization, mis annab ka võib-olla meile sellise natuke rahvusvahelisema mõõtme ja see on kindlasti mõjutanud sellist pedagoogilist kontseptsiooni meie koolis ja üldse õpetamisfilosoofiat. Siis, kui sa arvad, et keelteoskus on midagi sellist, mis võiks sulle elus kasuks tulla, et jällegi see on asi, mis meie vilistlasi on kindlasti palju mõjutanud ja avanud nende jaoks väga palju üksi, nad oskavad võõrkeeli. Ja meie õpetame praegu selliseid keeli, kus on võimalik kuhugi välja jõuda. Et me väga tahame, et meie õpilased teeksid rahvusvahelisi keelte eksameid, neid saab teha inglise keeles, saksa keeles, vene keeles, prantsuse keeles, aga ka soome, rootsi ja hispaania keeles tehakse rahvusvahelisi eksameid, et sa saaksid pärast näiteks tööandjale tõestada, et sa oskad ikkagi mingit keelt mingil kindlal tasemel. Inglise keelt me õpetame esimese võõrkeelena ja seda kuskil 3-kordses mahus võrreldes siis riikliku õppekava nõuetega. Ja kõik meie õpilased õpivad akadeemilist inglise keelt, aga ka inglise kirjandust näiteks, et see annab sellise oluliselt laiema nagu teadmiste pagasi, oskuste pagasi, kui võib-olla muidu seda eeldaks. Teise võõrkeelena me õpetame saksa, prantsuse või siis vene keelt, aga oleme õpetanud ka näiteks soome ja hispaania keelt, milleks meil on nagu selline võimekus olemas. Ja lisaks saab siis 3. võõrkeelena õppida hispaania keelt, aga ka saksa ja prantsuse keelt nii algajate kui edasijõudnute tasemel, lisaks soome, rootsi ja vene keelt. Ja siis on veel selline asi, et kui sa oled juba põhikoolis õppinud 3. võõrkeelt, olgu siis saksa või prantsuse keelt, siis põhimõtteliselt on sul selline variant, et sa saaksid keelt vahetada, et võtta see 3. keel omale teiseks võõrkeeleks. Ja siis võib-olla 3. keelena õppida hoopis mingit uut keelt, mis sind parasjagu huvitab. Aga kui nüüd meie õppekava juurde lähemalt minna, siis meie kool on selline kool, kus meil on nagu üks kool, aga tegelikult on siin 2 õppekava. Üks on siis Eesti riiklik õppekava ja teine on siis rahvusvaheline õppekava IB diploma, International Baccalaureate'i siis diplomiõpe. Oma olemuselt on need muidugi täiesti erinevad, aga nüüd ongi hästi oluline see, et kui sa tuled 10. klassi, siis sa kohe ei pea endale mingit suunda või õppekava valima. Et kõik õpivadki 10. klassis siis valdavalt neid riikliku õppekava kohustuslikke kursusi. Ja see on selles mõttes hea, et sa saad järele mõelda, mida sa tahaksid tulevikus teha ja ei pea kohe valima ja need suunad ei sõltu üldse klassist. Põhimõtteliselt kõik saavad õppida need moodulained, mis
neile meeldib, et ei sõltu sellest, kui palju huvilisi on. Ja teiseks, miks see veel hea on see, et ega tegelikult ei saagi ju minna nagu süvendatud õppimise juurde, kui sul ei ole selliseid baasteadmisi. Et igal juhul 10. klassis on mõistlik need baaskursused läbida vähemasti osaliselt, et siis minna süvendatud õppe juurde. Ja kui sa nüüd ikkagi otsustad Eesti õppekaval jätkata, siis näeb sinu õppeplaan gümnaasiumis põhimõtteliselt laias laastus selline välja, et selleks, et Eestis gümnaasiumi lõpetada, peab seal olema 96 kursust. Üks kursus on siis 35 45-minutilist tundi, et see on see arvestuslik ühik. Ja sellest juba riik on tegelikult päris palju ära määranud, 63 kursust on sellist, mis siis on niikuinii kõikides Eesti koolides ühesugused. Need on 15 erinevat ainet, see on selline hästi laiali tõmmatud teadmised ja oskused, samas võib-olla mitte kõige sügavamalt. Ja selleks, et gümnaasiumi lõpetada, tuleb veel gümnaasiumi jooksul siis teha uurimis- ja praktiline töö ja ka gümnaasiumi koolieksam, ja siis muidugi ka 3 riigieksamit. Ja nüüd võib-olla tulenevalt just nendest riigieksamitest, eesti keel, matemaatika, inglise keel, et kui me nüüd vaatame edasi, siis Miina Härma gümnaasiumis on siis sellele 63 kursusele lisatud juurde veel 12 kursust. Ja nagu te isegi näete, et need on ikkagi rõhuasetusega nendele riigieksami ainetele ja see on ka päris loogiline, sest ega meie ei saa õpilasi alt vedada. Me peame tunnistama, et kui selline olukord on, et tegelikult nendest riigieksamitest sõltub see, mis ülikooli sa saad, mis erialale, siis me ei saa teid alt vedada, et me peamegi andma selle hästi tugeva baasi just eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles. Et me oleme lisakursused pannud eesti keelele, kirjandusele, matemaatikale ja inglise keelele, mida muidu on 5 kursust riikliku õppekava järgi kohustuslik, et meie oleme 6 juurde pannud. Ja peale selle siis ka teisele võõrkeelele on üks kursus juures ja siis on meil 10. klassis üks selline kursus nagu tähenduslik õppimine, mis on selline sisseelamiskursus gümnaasiumisse, õpetab aega planeerima, õpioskuseid, üldse toime tulema, harjuma selle uue süsteemiga, nii et selline hästi hea kursus seal 10. klassi alguses. Ja siis ülejäänud on nüüd tõesti see valikute koht, et milliseid mooduleid sa endale valid, milliseid valikaineid sa võtad, samuti pead ära otsustama selle, kas sa tahad õppida laia matemaatikat, mis toob sul kohe 6 kursust juurde ja kui sa tahad õppida inglise keelt 12. klassis, siis tuleb veel 3 inglise keele kursust juurde. Aga nüüd nendest moodulitest, et kui meil senini juba aastaid on paika loksunud see, et meil on Miina Härma gümnaasiumis sotsiaalsuund, loodussuund ja humanitaarsuund ja need koosnesid varem sellistest 10 kursuselistest plokkidest, siis nüüd me oleme õppekava uuendamas. Me oleme küll alles jätnud need nimetused sotsiaalvaldkond, loodusvaldkond ja humanitaarvaldkond, aga teinud seal sellised täpsemad moodulid, mida siis saab valida. Ja igas valdkonnas ongi siis 3 erinevat moodulit. Ja kui me vaatame sotsiaalvaldkonna mooduleid, siis esimene nendest keskendub siis rahvusvahelistele suhetele ja diplomaatiale. Ja just nagu selles võtmes, et seal on 2 poolust. Et üks on sellised suured vastasseisud, mida me nüüd igapäevaselt ka näeme, ja teine on siis see, kuidas ikkagi riigid omavahel koostööd teevad, kuidas nad probleeme lahendavad, ehk siis selline rahvusvahelise õiguse, rahvusvaheliste organisatsioonide teema. Ja siis on seal kursus, mis võib-olla heidab rohkem valgust ka sellistele nagu diplomaatia telgitagustele, et mis seal siis tegelikult toimub ja kuidas ikkagi diplomaatias asjad käivad, kuidas inimesed suhtlevad, et selline rohkem praktiline kursus. Siis moodul tänapäeva ühiskond on mõeldud nüüd kõigile neile, kes tunnevad rohkem huvi selle vastu, kuidas ühiskonnas ikkagi inimene üldse toimib. Et kuidas ta saab osaleda valitsemises, poliitikas, kuidas ta saab ennast esindada, oma õigusi kaitsta, ka meedias ennast esindada, kuidas ta saab ühiskonda panustada, näiteks siis 3. sektoris, et kõik sellised teemad. Ja siis on ettevõtluse ökosüsteem, et kui meil varem sotsiaalsuunas oli 2 kursust ettevõtlust, siis nüüd me oleme lisanud sinna veel 2 kursust juurde. Et üks on siis selline disainmõtlemise tootearenduse kursus
ja teine siis investeerimise ja finantsmajanduse kursus. Et need on sotsiaalvaldkonna moodulid. Siis loodusvaldkonnas on samuti 3. Nendest siis loodusteadus tänapäeval keskendub rohkem siis füüsikale, üks keemiakursus on seal ka, et see on selline tulevikku suunatud loodusteadus, just selliste nagu kaasaegse füüsika ja keemia meetodite tutvustamine. Siis meditsiini ja tervishoiu moodul. Jah, see on muidugi mõeldud nendele, kes võib-olla mõtlevad arstielukutse peale, aga mitte ainult, et siin ei ole mõeldud ainult meditsiinivaldkonda, et see on ka kõigile neile, keda huvitab valge bioloogia, mikrobioloogia, geneetika, et kõigile neile. Ja siis 3. moodul loodusvaldkonnas on neile, kes on siis rohelise bioloogia sõbrad ja kes on väga huvitatud sellisest jätkusuutlikust arengust, kõigest sellest, mis aitab sellele kaasa, näiteks tulevikuenergeetika, aga ka see, kuidas seda loodust uuritakse, mõõdetakse, kõik see kaugseire, geoinformaatika teemad ja sinna juurde kuulub ka selline nagu päris looduse praktikum. Et need on loodusvaldkonna moodulid ja siis humanitaarvaldkonna moodulid, kui meil varem humanitaarsuunas oli draama 2-kursuseline aine, siis nüüd me oleme pannud sinna 2 kursust siis draamat juurde, nii et kõigile teatrikunsti huvilistele peaks see nagu väga hästi sobima. Ja seal kõrval on siis filmikunsti moodul samuti 4 kursust, mille puhul me muidugi teeme kindlasti koostööd siis kooliväliste jõududega, et siin seda moodulit kindlasti ainult koolisiseselt üldse üles ehitada ei saagi. Ja siis kõigile kirjanduse ja lugemise sõpradele, kes oskavad lugeda, kes tahavad lugeda, on kindlasti selline hästi tore moodul just kirjandusmaailma mõtestajana, et kes tahavad arutada selle üle, mida nad on lugenud, et siis see on minu meelest ideaalne. Ja üleüldse, et humanitaarvaldkond ongi eelkõige suunatud sellele, et inimesed, need õpilased õpiksidki tundma iseennast kui inimest. Et kui sotsiaalvaldkond on selleks, et õppida tundma ühiskonda, seda, kuidas me kõik koos tegutseme ja loodusvaldkond siis õpib tundma seda loodusseaduste järgi toimivat nii-öelda ühiskonda, et siis humanitaaria on mõeldud ikkagi sellele, et tundma õppida eelkõige inimest ja iseennast. Nii et tegelikult siis need 9 moodulit näevad välja sellised. Ja põhimõtteliselt see näebki välja nii, et sa 11. klassis võtad endale 1 mooduli ja 12. siis teise ja sa ei pea tingimata võtta ühest sellest valdkonnast. Et jah, sa võid võtta sotsiaalvaldkonnast mõlemad, aga ei pea ja sa võid need omavahel kombineerida. Näiteks kas või siis niimoodi, et sa võtad rahvusvahelised suhted ja diplomaatia ja sinna juurde draama ja teatri. Et ma arvan, et see oleks nagu väga hea kombinatsioon. Eriti tõesti silmas pidades, et kindlasti kõik tuleviku töökohad, suured avastused, et kõik on seotud sellega, et neid tehakse erinevate valdkondade kokkupuutepunktides või sellistes piirialadel. Et mõistlik ongi võib-olla omavahel kombineerida. Kui sa tahad diplomaatias võib-olla tulevikus tegutseda, et siis sellised eneseväljendusoskus ja kehakeele tundmise oskused, need tulevad kindlasti kasuks. Või miks mitte kombineerida hoopis näiteks siis keemia ja füüsika teadmisi ettevõtlusega. Et ettevõtluse startupide loomisel, ma arvan, kust see innovatsioon tuleb, ta ikkagi tulebki uutest materjalidest. Et miks mitte neid omavahel kombineerida. Aga loomulikult on võimalik võtta ka siis ühest sellest valdkonnast, näiteks siis kombineerides draama, teater, film, kõik kombinatsioonid on tegelikult lubatud. Ja hästi oluline, me igal juhul avame kõik need moodulid, sõltumata sellest, kui palju on huvilisi. Need on lennuülesed ja nad hakkavad igal juhul tööle. Et selles mõttes me saame lubada, et jah, see, kui te tulete Miina-Härma gümnaasiumisse õppima, siis te neid mooduleid ka õppida saate. Ja siis valikainetest ka natukene, et me oleme nüüd välja pakkunud terve rida uusi valikained, et meie endised, loomulikult õpetame võõrkeeli, siin on erinevad inglise keele kursused, aga tulevad juurde mitmesugused teistsugused kursused veel nagu füsioteraapia või joogakursus või siis näiteks tavalise psühholoogia kõrvale ka soorituspsühholoogia, mis peaks just hästi sobima nendele inimestele, kes ühes või teises olukorras
puutuvad kokku võistlemispingega, et olgu selleks siis sport või ka olümpiaadid või testid või eksamid, mis iganes, et see peaks just õpetama nagu selle pingega toime tulemist. Tahame töösse panna ka kokanduse kursuse näiteks, aga ka linnaplaneerimise, tootearenduskursuse, erinevad ajalookursused, eraldi kursus on õpilasfirma loomiseks ja kindlasti alustab tööd ka selline kursus, mis siis valmistab ette meditsiinivaldkonda õppima minekuks ehk siis kordamiskursus keemias ja füüsikas. Et seda ka kindlasti hakkame pakkuma. Aga nüüd, kui te ikkagi tahate õppima asuda hoopis siis meie rahvusvahelisele õppekavale, siis siin tulebki meeles pidada, et põhierinevus Eesti õppekavaga on see, et siin sa saad omale aineid valida ja sa validki 6 õppeainet ja sa õpid need inglise keeles ja kui Eesti õppekaval on hästi palju aineid ja ainult 3 eksamit, siis siin on vastupidi, vähe aineid, aga kõik need lõpevad eksamiga ja sa validki siis igast ainegrupist endale ained. Kui sa oled eestlane, jah, sa õpid siis kirjandust eesti keelest, seal nagu midagi valida pole. Teisest võõrkeelte grupist sa õpid edasi siis neid võõrkeeli, mida sa oled seni õppinud või siis alustad algusest peale hispaania keele või prantsuse keelega. Ühiskonnaainetes sa saad tõesti valida, kas ajalugu või geograafia ja teadusainetes samamoodi on sul valik, et bioloogia või keemia või füüsika. Ja siis matemaatikat peavad kõik õppima, lihtsalt valik on see, et kas sa õpid rohkem sellist teoreetilist matemaatikat või praktilist. Ja siis 6. aineks sa saad võtta visuaalkunstid või siis sa võtad eelnevatest gruppidest mingi lisaaine. Põhimõtteliselt sul on see võimalus ajaloo kõrvale võtta geograafia, või siis näiteks tahad arstiks saada, siis kombineerid keemiat ja füüsikat. Aga nüüd kooli puhul kõige olulisem ikkagi on need inimesed, kes selles koolis töötavad, õpetavad, et hästi tähtis on ka see klassijuhatajate pool, et ma kindlasti näitan siin ka järgmise 10. klassi klassijuhatajat, et 10. A-klassi klassijuhatajaks saab siis meie kunsti- ja kunstiajalooõpetaja Ivika Hiis, kes on selline hästi loominguline, hästi hooliv, tore inimene, kellest kindlasti on selle gümnaasiumi aja jooksul hästi suur abi. 10. B-klassi klassijuhatajaks saab meie matemaatikaõpetaja Kristi Kreutzberg, kes on sellise väga hea rahvusvahelise kogemusega, ta on õpetanud Inglismaal, ta on inimene, kes on väga hästi kursis kaasaegse psühholoogia, matemaatikahariduse teemadega, et ta tõesti uurib ja loeb palju ja ta on ka suurepärane matemaatikaõpetaja. Ja 10. C-klassi klassijuhatajaks saab siis Martin Pent, kes on bioloogia ja geograafia õpetaja, selline meie kooli meediakuru võiks nii öelda, et ta tõesti kirjutab, avaldab arvamust erinevates väljaannetes, selline suur arutaja, et temaga on millest hästi tore juttu ajada, maailma asjadele rääkida, aga ka, ma arvan, koos sporti teha. Need on need inimesed, kes hakkavad teid juhtima läbi 3 aasta. Ja veel natuke ühiskatsetest ka, et need toimuvad siis 22. aprillil ja registreerimine sisseastumine.ee keskkonnas algab 14. märtsil ja kestab siis 28. märtsini. Ja testid toimuvad siis koolides, ilmselt teie endi põhikoolis. Ja Härma puhul siis ei pea, valima ära õppesuunda, vaid lihtsalt saate astuda Minna Härma gümnaasiumisse ja meie arvestame siis eesti keele ja matemaatika testi ja ka klassitunnistust, et see on ka hästi oluline, et klassitunnistus tuleb sinna süsteemi üles laadida ja loomulikult siis ka vestlust, et aga vestlusele kutsumise aluseks on ikkagi testid ja klassitunnistus. Aga sellega mina täna lõpetan, tänan teid kuulamise eest ja kutsun teid siis tegelikult kooli tuurile, mis nüüd kohe varsti algab. Aga aitäh!